mõningaid asju teie käest kätte saama, teie kui keeletehnoloogia riikliku programmi projektide täitjate käest. Ühesõnaga, Keeleressursside Keskusel on kohustus talletada kõik need riiklike programmide projektide tulemused ja kui üks asi on, et sa paned selle tulemuse lihtsalt arhiivi, siis see on tore küll, aga me peame tegema need tulemused ka kasutatavaks, kas edasiarendajatele, teistele keeleuurijatele ja selleks on vajalik, et kõik need tulemused oleksid kuidagi meile arusaadaval moel, meile käsitletaval moel edasi antavad. Jah, palun. Kas lõuna? Jaa, lõuna tuleb. Seda tuleb ja lõuna tuleb 13.20 või kuskil. Ühesõnaga me teeme nii, et lõuna on natuke lühem, aga kuna lõuna on siin samas, siis seda probleemi ei ole, et me keegi jõuaks süüa. Nii, ühesõnaga, mis on projektide tulemuste seisukohalt järgmine samm Keeleressursside Keskuses? Me palusime tänavustel lõppenud projektidel ühe kindla vormi põhjal kirjeldada kõik oma tulemused ära. Ja no nii, hakkab pull pihta. Ei, üks asi oli see, et mul ei ole seda küljes. Ja teine asi on see, et ta ütleb mulle, et ta leias internetiserverit. Et ühesõnaga, kes täitis seda vormi, see täitis. Kes ei täitnud, siis see vorm on iseenesest täiesti kättesaadav meie Entu failide seast. Nüüd on see ka muus veel täna. Miks küll? Ja ma tahaksin lihtsalt natukene pöörata tähelepanu nendele asjadele, mida seal kirjelduste vormis siis nii-öelda vastuseks anti. Aha. No pole hullu. Ma saan näidata kohe maid juba valmis pandud koondtabelist seda asja. Ühesõnaga, seal vormis küsiti siis, millise projekti tulemustega on tegu ja siin oli ka nagu erinevusi selles suhtes, et erinevatel projektidel oli erinev arv tulemusi nii-öelda, et ega polegi öeldud, et kui mitu tulemust peab olema. Aga kuna projektid olid erinevate tegelesid erinevate asjadega, siis olid ka tulemused arusaadavalt erinevad. Ja nime põhjal siis saab ütelda, et selle viimase seire alusel me võiksime saada lisaks 18 korpust, 2 paralleelkorpust, tesauruse, mis tegelikult on juba ammu olemas meil Metaseri registris, aga siis jälle uuem versioon, lühendi sõnastiku, sõltuvuspuude panga ja kitsenduste grammatika. Nüüd, kui näha on, siis on need jagatud need tulemused 2 gruppi, üks on andmelised tulemused, see on siis kõiksugune selline keelevara, mis tõesti, mida programmvara kasutab oma andmetena või siis ka kasutavad inimesed oma andmetena, kui nad teevad päringuid mingisugustesse korpustesse. Ja siis teine on tarkvaralised tulemused, kus siis on tegemist igasuguse tarkvaralise tulemusega.
et kui me lõpetasime siin Dockeri jutu, et siis võib-olla räägikski natukene, vaataks, mida sorti vastuseid oli siis tarkvaraliste tulemuste vormides. Et esimene tulp, seal ongi kirjas iga selle tabeli välja nimi, mis siis täideti vastavalt programmi või projekti juhi või meeskonna poolt. Et tarkvaralistel asjadel oli sedasi, et detailsusaste tulemustel oli väga erinev ja siis üks, kus olid mainitud abiprogrammid syntaktilise tarkvara jaoks, et need olid pandud kõik nagu üheks tulemuseks, et tegelikult me ootasime seda, et ikkagi kõik need programmid oleksid eraldi. Te ei oota seda? Miks me ei oota? Muidugi ootame. Selles mõttes, et kuidas kasutaja saab neid kasutada? Ta ongi üks. Pigem sama programmi eri funktsioonid. Sama. Aga siis ei taha saada 27 eraldi skripti. Te tahate, et oleks... Mina sain neid tulemusi lugedes küll sedasi aru, et seal on asju, mida saab omavahel kombineerida. Järelikult kõik, mida asjad saab omavahel kombineerida, peavad olema eraldi kirjeldatud. Ma ei tea, mis ma kirjutasin. Aga põhimõtteliselt, et see detailsusaste, see sõltub ka. Et me peame selle üle diskuteerima selles mõttes. Siis dokumentatsioon oli paljudel mainitud projektilehel või oma serveris ja GitHubis samuti. Kasutust oli siis nii prototüüpidest, tarkvarakomponentide ja lõppkasutaja rakendusteni. Autorid, arendajad olid kõige rohkem Keele instituudist. No seal oli hästi palju neid kõnesünteesi rakendusi erinevaid. Valmidusaste oli ka seinast seina, kellel oli algjärgus ja kellel oli pidevas arendamisjärgus pilootversioon, kuni siis ka need, kes ütlesid, et neil on valmis tarkvara, ütlesid, et kas vajab täiendamist või saab edasi arendada. Kasutusõigused olid need asjad, mis mind väga huvitasid, et milliseid litsentsitüüpe nagu pakuti sellele tarkvarale, et hästi palju oli GNU GPL-i, oli ka BSD-laadseid, siis oli spetsifitseerimata nagu vabakasutus või vabavara, et see on koht, kus me näeme järgmises plokis pärast lõunat tööpõldu, et siis vabavara või vabakasutus seda peab natuke spetsifitseerima, et ka vabakasutusel on väga erinevaid võimalusi ja siis vastavalt sellele loojatele ka tuleks seda täpsustada. Tüüpe oli tarkvara lähtekoodi, skriptide lähtekoodi, käsurea programmipakette, multirakenduse lähtekoodi, siis lihtsalt öeldud tarkvara või et rakendus. Nii et need, kus on siis tarkvara või rakendus, on natuke liiga üldised, et võib-olla selle koha peal tasus ka täpsustada. Tüüpe oli, platvorme oli siis ka seinast seina, nii Linuxit, Windowsi, Apple'i, Androidi, Unixi või Unixi laadseid. Siis oli meetodeid, meid huvitas see, et milliseid meetodeid kasutatakse siis keele tarkvara loomisel. Et siin oli suhteliselt tasakaalus nagu see, et on kas parameetrilised, statistilised või reeglipõhised, leksikonipõhised tulemused. Aga oli ka nagu teadmata või märkimata jäetud seda. Sisendi väljundi kirjeldus on oluline selleks, et reklaamida või eristada kuidagi tarkvaralisi tulemusi, mida kasutaja siis saaks kasutada, ta peaks ette teadma, et mis läheb ühest otsast sisse ja mis teisest otsast välja tuleb. Kohaldatavus teistele keeltele on oluline teada.
lähtekoodi on oluline teada. Siis kasutusjuhendid peavad olema kõikidel tarkvaradel juures. Sinna ei ole mitte midagi parata, sest et keeleressursside keskus arhiveerib küll ära ka ilma kasutusjuhendita, aga siis see tarkvara on projekti tulemusena nagu kasutu, sest et ega meie ka omast peast ei pea seda välja mõtlema, kuidas seda kasutatakse. Et me saame juhendada, kuidas kasutusjuhendit kirjutada, aga selleks, et asi tulemus kasutatav oleks, peab tal olema kasutusjuhend. Oluline oleks ka teada, kas on seda tarkvara kuidagi hinnatud. Neid hindamismeetodeid me ette kirjutada ei saa, aga kui on mingisugused võrdlusmeetodid, nagu näiteks masintõlke puhul vist olid need Pleu hindamismeetodid, siis need tulemused võiks kirja panna või mis spetsiifiliselt on hindamisvõimalusega, et saaks kuidagi tõestada, et minu oma on selles suhtes parem kui teise oma. Ja siis kust saaks nagu demo. See oli siis tarkvaraliste tulemuste puhul. Nüüd neid nii-öelda keeleressursse kitsamas mõttes ehk siis neid andmelisi oli ka omajagu. Seal on iseärasuseks see, et dokumentatsioon on peamiselt teaduspublikatsioonid või viited siis veebilehtedele, kus kirjeldatakse seda andmestikku. Kasutus on seinast seina, keeleteaduslikust uurimistööst keeleanalüüsi vahendite treenimiseni, et ühesõnaga kasutajad võivad olla nii teadlased, humanitaarteadlased, keeleteadlased, aga kasutajad võivad olla ka mingisugused süsteemid, rakendussüsteemid, mis omakorda siis oma keeleanalüüsi või sünteesi programme treenivad selle andmestiku peale. Autoreid, arendajaid oli siis ka kõikidest projektide tegijatest. Valmiduse aste oli rõõmsasti raporteeritud, et valmis paariga pidevas arenduses. Siin on kasutusõigused täpsustamata vabakasutust on siin nagu kõige rohkem 11 tulemusel, et need asjad me peame ikkagi ära täpsustama nii-öelda edasise töö käigus. Tüüp, tekstikorpused, kõne helikorpused, segatüüpikorpused, paralleel- ja tekstikorpused, tesaurus, lühendisõnastik, sõltuvuspuudepank, kitsenduste grammatika. Suurus oli ka väga erinevaid, sõltuvalt siis tüübist ikkagi. Meetod huvitas, aga neid oli ka, neid meetodeid oli väga palju erinevaid. Märgendatus, ütleme siis, oli valdav, märgendamata oli ainult 4 tulemust, sest et andmestiku puhul on oluline, et ta oleks mingilgi määral märgendatud, siis saab temast rohkem kasu. Aga et märgenduse info koha pealt see võiks olla selline detailsus, et teaks, millise valideerijaga saab valideerida, sest et kui me võtame neid andmelisi keeleressursse vastu, siis me peame ka need valideerima, et kas ta vastab sellele märgendusele või ta ei vasta sellele märgendusele, mida on deklareeritud, selleks, et me saaksime anda kasutajatele kasutada. Et ta võib küll raporteerida, et jaa, minu märgendus vastab TEI5-le. See on hea tulemus. TEI5-le on valideerija olemas. Aga kui sul on mingisugune täiesti tundmatu märgendussüsteem, siis loodame, et ta on mingi XML-i laadne, et siis saab sellele kas või ise valideerija teha. Aga see ikkagi nõuab seda, et tags-et on defineeritud. Midagi teha ei ole. Ja siis oluline oli ka see, et mis keeltes need andmelised tulemused, mis keeleandmestik on, et siin oli rõõmustavalt palju keeli, lisaks eesti keelele, kuigi tegemist on eesti keele tehnoloogia
programmi projektidega. Et loomulikult on meil siin sees Võru instituudi tööd, kust tuleb seda keelt, kust tulevad siis Eesti, ma ütleks ka, et kust tuleb ikka võru keel sisse. Et olen seda meelt, et võru keel on omante keel. Inglise, vene, läti, seal oli siis paralleelkorpustega tegemist. Nii et see oli nüüd asi, mida mina tahtsin ülevaatlikult rääkida, enne kui me läheme lõunale ja jätkame pärast lõunat. Lõuna lõpeb meil siis nii nagu plaani kohaselt on, et kell 2 alustame uue sessiooniga, mis keskendub juriidika ja kasutusõiguste küsimustele. Nii et tänan teid praegusel hetkel tähelepanu eest ja lähme lõunale.